autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Cupra garaaž on avatud. Tule ja koge teistmoodi tunnet teistmoodi autosalongis. Oled oodatud, isegi kui sa ei sõida veel Cupraga. Meie hubane atmosfäär, stiilne interiöör ja meeleolukas muusika on kõigi jaoks. Sõida läbi Cupra garaaž, Sõpruse puiestee 170 Tallinnas. Tere kuulajad, Autotund eetris, stuudios Tarmo Tähepõld, Martin Mets, Geenius uudisteportaalist. Saate täna põhiteema on Riigikontrolli audit, mis suhteliselt üheselt, ma ei taha öelda, et laseb põhja, aga toob ikkagi väga valusalt välja selle, et Kliimaministeeriumi ja Transpordiameti plaanid, kuidas meil teedel ja raudteedel hukkuks ja saaks palju vähem inimesi viga ja selleks on tehtud liiklusohutus program, aga selle jaoks kahjuks ei ole raha, nagu absoluutselt. Ja siis räägimegi Riigikontrollist Silver Jakobsoniga selle auditi lahti, mis siis saab meie liiklusest. See on saate teises pooles, aga enne on meil siin natukene aega veel jaurata üldiselt maailma üle. Ja minul on üks hea ja üks halb asi. Hea asi on see, et ma sain kutse eelmine nädal, käisin ilusasti Ülemistes kinos ja kinos näidati, see oli Solaride'i päikeseauto siis nii-öelda teise hooaja lõpupidu. See on see auto, mida eestlased ehitavad, mis sõidab päikese jõul ja millega siis sõidetakse võistlustel. Ma tean, et üks aasta oli Austraalias, aga kus nüüd oli? Ei, ta ongi alati Austraalias. Alati. Lihtsalt COVID ajal ei toimunud see ja siis nad tegid ühte võistlust Marokos. Aga see oli siis eestlaste jaoks esimene võistlus Austraalias ja see film, ma läksin lihtsalt tore minna vaatama, et mis siis valmis saadi. Ja selles mõttes ma olin positiivselt üllatunud, et see film oli professionaalselt tehtud. Et see ei olnud niimoodi, et paneme siis seal neid oli ju seal koha peal üle 50. Kõikide mingi mobla klippidest kokku ja teeme nagu sellise ülevaatefilmi, kuidas meil läks. Ei, see oli CJ Kask, kes teab, on tegelikult päris tuntud selline režissöör, filmitegija, tema poolt tehtud. Siis kujuta ette, nagu oli see, ta ei ole muidugi nii suur, nagu see Ott Tänaku film. Mm-hmm. Aga ikkagi korralikult selles mõttes nagu intervjuud ja siis tuleb jälle, siit kruvib pinge. Aga oli huvitav ka või? Ja oligi huvitav, just nimelt ta oligi huvitav, et ta oli piisavalt palju erinevaid kaadreid, lähenemisi ja pluss see, et mina teadsin, kuidas see võistlus, mis selle võistluse lõpu tulemus on, aga see näitabki, et film on nii hästi tehtud, nagu ka see Tänaku oma, et mul on ikka põnev. Ma tean, mis tulemus on, aga kuidas selleni jõutakse. Siis on need dramaatilised kaadrid, kuidas nagu tiimi mingid liikmed istuvad kuskil seal tee ääres, kõrbes, maas, pea käte vahel, saad aru, droonikaader kuskilt üle selle tuhandete kilomeetrite tühjuse. See on ka väga hea film. Ma arvan, et kogu selle STEM lähenemis, mis on siis science, technology, reaalainete populariseerimise, inseneriteaduse populariseerimise jaoks on see nagu, ma arvan, et kõik koolid peaks oma 12-ndikud või ka miks mitte 10-ndikud viima seda filmi vaatama. See tuleb kinodesse, ma sain aru 4. märtsist ja küllap ta lõpuks ka telekasse jõuab. Aga ühesõnaga, ma ise olen õudselt kehv kinos käia, ma olen hästi laisk inimene, ma ei viitsi Ma mõtlesin see popcorn ja mingi sellised asjad, sul lendavad 2 lehte ja... Ei, ma ei viitsi ennast kodust välja jääda, ma olen laisk ja eriti ei käi ma vaatamas dokumentaalfilme, sest et need on tavaliselt mingist tohutust maailmavalust ja seda ma võin ka uudistest lugeda, aga ma olen väga tänulik iseendale ja Solaride'ile muidugi, et nad mind kutsusid seda vaatama, sest see oli tõeliselt mõnus vaatamine. Ja just see, et sa vaatad, ma ei ole väga vana inimene, aga ma siiski olen natuke vana. Ja iga aastaga, ega need tudengid on ju alati olnud 18, 19, 20, aga kui sa vaatad neid sisuliselt, nagu lapsed, vabandust, te olete kõik, ma tean, ma ei kannatanud ka 18-aastane, kui mind keegi nii nimetab, ehitavad lihtsalt, saad aru, istuvad seal auto, progevad, lahendavad koha peal probleemi, et see oli auto see ülevaatus ennem, et sind võistlusel lubatakse, et kõik peab olema nagu
paar asja oli seal neil natuke valesti, kohe arvuti lahti, kõik jooksed, kõik teavad, mis teha. Tõesti hämmastav. Noh, selle kõrval, kus siis mingid küünikud räägivad, et oi, need tänapäeva noored, lumeelbekesed ja noh, mis kõik, eks ju, need ei saa millegagi hakkama. Mingi vaadake Solaride'i filmi. Võt, see oli positiivne, kuigi ma läksin siin lõpus, võib-olla tõstin häält, aga tegelikult oli minu väga positiivne kogemus. Ja muuseas otse siit stuudiost ma lähen vaatama filmi Lancia versus Audi, mis täna esilinastub. Nii et ma järgmine nädal saan rääkida sellest filmist, tohutu kultuurne inimene. Aga teine asi on lihtsalt üks naljakas, mis on viimasel ajal auto uute mudelite tutvustusest kõrvu jäänud. Ma tean, hetkel meenub mulle kohe Volkswagen, meenub Škoda, meenub Peugeot, kes kõikide tohutute uute tehnoloogiliste lahenduste kõrval, et jälle ekraan on suurem, nuppe on vähem, kütust võtab vähem, on avastanud selle, et nende arust see, mida nüüd auto kasutaja ihkab, on see, et ta saaks sõidu ajal suhelda ChatGPT-ga. Ehk siis need assistendid, mis meil siiani tegelikult päris paljudes autodes on, kui te vaatate oma natuke uuemat autot, seal on see mingi märk, et autole saad häälkäsklusi anda. Enamalt nad ei tööta, sest nad ei saa aru sellest nii-öelda aktsendiga inglise keelest või on tal väga konkreetsed laused, aga nüüd siis see viga üritatakski parandada ChatGPT-ga. Et ma lihtsalt mulle tundub see naljakas. See tundub nagu, et meil on tegelikult autodes palju probleeme, mis oleks enne vaja ära lahendada, aga me sellega ei viitsi tegeleda, sest raske ja kallis. Aga siin on üks buzzword, mida me saame kasutada. Ja et siis on see, et mis ma sellega teen? Ma saan aru, et olgu sõidad öösel, uni hakkab tulema, sõpradele ka juba piinlik helistada, sest mis sa kell 1 ikka, keegi viitsi suga vestelda, et sul uni ära läheks. Kas ma siis suhtlen selle ChatGPT-ga, lasen talle näiteks rääkida Rooma impeeriumist või miks on mul vaja autos ChatGPT-d? Peale selle, et see on üks järjekordne, ma tean, ega raadio on ka ju distraction, aga nagu, et miks mul seda sinna vaja on? Kui teistpidi räägitakse, et juht peaks keskenduma sõitmisele või kõige sellega tegelema. Autod on ju nii valmis asjad, et mis sa järgmise mudeli kohta ütled, et mis meil seal nüüd siis uut on? Et mis sa siis ütled? Ei, arusaadav. Ja näiteks, eks ma olengi sellepärast natukene kuidagi kaitsnud, et miks Mercedes oma uutesse luksusautodesse seda hyperscreeni paneb, mis ulatub üle, et tegelikult ei ole ju kellelgi nii palju ja nii suurt ekraani vaja, muidugi ei ole, aga sa lihtsalt, sul on Mersu S-klass, sa pead midagi näitama ja täpselt sa ei suuda, et kuskilt ei olegi midagi leiutada, aga see ChatGPT tundub küll olevat, lihtsalt täpselt nagu sa ütlesid, see on see buzzword või mingi asi, nagu, ma ei tea, oleks öeldud, meie autod on nüüd blockchaini põhised. Ma just tahtsin sama öelda, aga see rong on vist nüüd praeguseks ajaks nagu läinud või? Ja autofirmad tegid ju paar aastat tagasi, müüsid ka oma NFT-sid. Lamborghinil oli see mingi NFT teema. Ja ostad auto ja saad mingi NFT ka veel, et sul on see auto virtuaalselt ka veel kuskil olemas ja suurepärane, väga hea, mis sellest kõigest sai. Keegi ei taha tunnistada. Mis on saanud sellest? Kas sina tehnoloogia, see on täiesti surnud või see on mingi keegi ikkagi kuskil? Ta ei ole surnud, aga ta on hästi niši teemaks jäänud ja kindlasti on väga paljud inimesed ju vaesemaks jäänud, sest kuidas see lihtsalt kogu see maailm töötas, et sulle seletada, et see on väga humoorikas lugu, et kuidas mõni ohvipilt, kuidas selle väärtus sai olla ühel hetkel 300 000. See on see, et sul on 2 inimest, kes omavahel müüvad seda pilti. Müüvad, alguses on 1000, teine ostab 2000 ära, esimene ostab tagasi 5000, seitsmendal korral ostab 10 000 ja nad ootavad seda, kuni ühel hetkel tuleb keegi kolmas ja ostab selle absurdselt suure summaga ära, sest ta näeb, et see on üks kuum kaup ja niiviisi see NFT äri käis, kuni leiti üks loll, kes selle absurdse summa eest ära ostis. Ja tema järgmist enam ei leidnud? Ei, kus ta selle leiab? Võib-olla väga hästi läks siis leidis, aga lihtsalt niiviisi kunstlikult üles pumbatud hinnad on ju, mis mingi sõprusringkond omavahel neid vahetas ja ühel hetkel lihtsalt leiti üles loll. Okei, tõsiseks korraks minnes, et selles mõttes, jumal, kui nad saaksid selle ChatGPT niimoodi tööle, et tõesti ma ütlen ühte asja, et ma ei pea ütlema mingit õiget seda lauset, vaid lihtsalt, et open ways, show me way to Tartu lõunakeskus, ja kõik, ja pärast seda me ei peaks mitte midagi enam ütlema, vaid mul hakkab tööle veis ja nii juhtub.
või et otsi mulle 3 restorani, mis on praegult avatud 10 kilomeetri raadiuses. Ilma, et ma peaks hakkama ekraanilt veel midagi nagu siis vajutama ja otsima. Kui see nii tööle hakkab, siis sellest võib kasu olla. Aga ma kardan, et see on lihtsalt üks, inglise clusterfuck, mis ei saa sinust aru ja hakkab sulle ekraanile kuvama mingit sodi. Jah, et nende asjade puhul see usaldusväärsus on ikkagi mitte liiga kõrge, sõnastame nii. Aga mina tahtsin enda nädalast ka rääkida ühe asja. Täiesti uskumatu vaatepilt oli, sõitsin teisipäeva hommikul Peterburi teel, ei tahtnud uskuda oma silmi. Tanklakettide postide otsas olid täiesti erinevad hinnad ja ma ei räägi nagu 10-sendisest erinevusest või 1-sendisest erinevusest. Erinevus oli 18 senti. Bensiin 95 maksis 1,589, teises kohas 1,769, täiesti läbi segi. Sina leidsid veel pärast, et ka Alexelal keti sees väikse vahega oli 2 tanklat, mille hinnavahe oli 16 senti. Kas kahtlustasid küberrünnakut? See tundus tõesti, et tegemist on suurema eksitusega ja kui ma sõitsin tagasi, siis osad tanklad olid enda hindu korrigeerinud juba ülesse, aga mõni oli veel all ja nüüd täna, kui ma sõitsin, siis ma samamoodi Peterburi maanteel, siis ma nägin, et kõik olid kokku leppinud 1,689 oli õige number. See oli õige number, õige lotonumber, mida tuli teada, aga vahepeal kuskil kommunikatsioonis oli midagi väga, väga sassi läinud. Ja seda Martin jagas ja kummalisel kombel jagas seda üks teine Martin, ehk et me saime isegi öelda, et ka lugejad kirjutasid meile, et see ei olnud meie mingi oma irooniline jälle nagu tahe tanklakettidele ära panna, vaid meile päriselt anti teada, et kuulge, et mis toimub. Et täpselt, et mingid paniköörid võivad alati öelda, et kuulge, kas keegi on kuskil nagu saanud mingile arvutile ligi ja nüüd lihtsalt mängib. Ja mis meil siis üle jäi, sõitsin ruttu tanklad läbi, nägin mõningaid erinevusi, sellel hetkel nad juba kõik olid korrigeerimas kahjuks, kui sina mulle seda ütlesid, aga ühe pildi sain tõesti. Ja küsisime tanklakettidelt ka, et mis siis juhtus? Et kuidas nii või kuidas kommenteerite, et just see erinevuse suurus. See, et sul, vaata, kui ma arvutama hakkan, see 16 senti, aga see, et ühel on nagu 1,5 ja teisel on 1,7, et see tunnetuslikult sa tunned sealt vahet juba peaaegu 20 senti. Kuigi tegelikult nende üksiksentidega nii palju ei ole. Ja ei olnud tegemist ka mingi kampaaniaga, mida siin teine kord on Circle K näiteks teinud, et ma ei tea, -10 senti täna või -15 seda on. Ja saame seda ka just, ja seda me oleme saanud siis pressiteadetega ka kohe teada, et nüüd on meil kampaania, nüüd on odav. Ei, see kõik käis kuidagi vaikselt mitme päeva jooksul. Aga kahjuks me ei saanud sealt mitte mingit, mitte mingit teadmist, veeldatud seda, et tegemist on tõsise konkurentsiga Eesti kütuseturul. Jaa, põhimõtteliselt mul ei ole arvutit praegult siin kahjuks ees, aga peaaegu, ma tsiteerin vabas vormis, et Eestis on Euroopa üks konkurentsitihedamaid kütuseturge, kus põhimõtteliselt ikkagi toimuski nendel päevadel siis see, ja toodi ka välja seda, et kuna maailmaturul on praegu hästi volatiilne kõik see seis, siis ka see põhimõtteliselt mõjutab see, et hommikul on üks hind ja õhtul on teine. Kuigi, kui ma mäletan õigesti, mõnikord ikkagi öeldakse meile, et kui maailmaturul hind langeb, siis see jõuab tanklakettidesse tulevikus. Paar nädalat oodake, kuni see mõjutab. Aga ühtäkki oli maailmaturg nii volatiilne, et see kõikus kohe iga päev ja igas ketis. Aga tore, loodame, et siis selline konkurents Eesti tanklakettidesse jääb. Ma ei tea, meil on tegelikult üks suur teema, aga ma vist jätaksin äkki need teeaugud järgmisesse saatesse, sest et ma arvan, et teeaugu teema on siin relevantne veel mitu järgmist kuud. Ja puudutab siis, teeme siis väikse nii-öelda tiiseri, et puudutab seda, et kui sa sõidad teeaugus oma auto rehvid ja väljad puruks, siis me justkui oleme kõik elanud teadmises, et kohe jääd seisma, kutsud politsei, fikseerid olukorra ja teeomanik ehk siis kas transpordiamet või kohalik omavalitsus maksab sul ilusti kahjud kinni, selgub, et see üldse nii ei tarvitse olla ja kohalik või teeomanik võib sulle põhimõtteliselt öelda, et maksa ise oma auto kinni. Aga miks see nii on, võite minna kas juba lugeda Autogeeniusest või oodata järgmist saadet. Aga nüüd kutsume stuudiosse Silver Jakobsoni ja räägime sellest Riigikontrolli auditist. Tere kuulajad, Autotund on tagasi ja täna on stuudios Tarmo Tähepõld, Martin Mets Geenius uudisteportaalist ja külaliseks on siis Riigikontrollist
Silver Jakobson, kes on säästva arengu, taristu, energeetika ja keskkonnaosakonna auditijuht. Ja miks me Silveri siia kutsusime, on see, et avalikustati see nädal Riigikontrolli audit, mis puudutab liiklusohutust maanteedel ja raudteedel. Ja audit on pikk, audit on põhjalik, me käsitleme seda nüüd siin saates, olulisemaid punkte, aga ma arvan, et ma ei eksi, kui ma ütlen, et see audit ikkagi lasi, midagi veel pahatahtlikult, aga päris korralikult põhja selle, et mis on Transpordiameti ja Kliimaministeeriumi eesmärgid, kõik liiklusohutuse, hukkunud raudteeohutuse ja mis tegelikult on selle jaoks ette nähtud vahendid ja tegevused, et need kaks asja ei käi nagu üldse kokku vist hetkel. Jah, tõsi ta on, et eesmärgid on ambitsioonikad, aga eesmärkide täitmiseks ressurss ette nähtud ei ole sellises mahus, nagu liiklusohutuse programm ette näeb. Ja samamoodi see puudutab nii maanteed kui ka raudteed tegelikult, et kui me räägime nüüd tavapärasest liiklejast, kes igapäevaselt autoga sõidab, et siis tulevikus ja ka täna tuleb arvestada, et vähem investeeritakse raha liiklusohtlike kohtade ümberehitamisse, et tuleb tähelepanelik olla ja samamoodi me tõime siin raudteeliikluse poolt välja, et küberturvalisuse teemad on aina tõusev trend ehk et tasub jälgida, et kas rong päriselt tuleb või ei tule, isegi siis, kui foorid ei põle punaselt ja tõkkepuu ei ole ees. Mulle endale lihtsalt üks asi, mille peale ma ei olnudki väga varem mõelnud, on need samad muutuvad liiklusmärgid. Et üks asi on see just see raudtee ülesõidukohtade pool, millest sa rääksid, aga muutuvad liiklusmärgid. Et tegelikult need on ju ühendatud internetti, need tulevad kuskilt Transpordiameti juhtimiskeskusest, tuleb sinna see teave ja kui seda peaks keegi pahatahtlikult ära kasutama, siis võivad tegelikult tulemused olla päris kehvad. Ja just, ütleme niiviisi, et kui väline osapool saab sellisele muutuva teabega liiklusmärgile ligi, siis ta võib seal tablool numbreid muuta, et kui põhjendatud kiiruseks oleks tegelikkuses näiteks 70 kilomeetrit tunnis ja see muutub mingil hetkel 100, et siis osad inimesed võib-olla liiklejad mõtlevadki, et see 100 ongi see kiirus, millega on turvaline sõita, aga teadmata, et teel on näiteks must jää või midagi muud taolist. Samas ma lugesin sealt auditist välja, et sinna võib teoreetiliselt kuvada ka numbri 190. Jah, nii on, jah. Muidugi inimene, liikleja, kellel on mõistus peas, et ta ei sõida sellise kiirusega, eks ju, aga eks neid liikluses olevaid inimesi on erinevaid ja igaüks ei taju on ju seda kiirusega kaasnevat ohtu, isegi kui teeolud seda ei võimalda. Seal auditis toodi ka välja, et tegelikult selles sektoris on tegelikult neid küberintsidente olnud küll, jah, mitte nüüd otseselt nende samade liiklusmärkidega, aga selles mõttes, et see oht ei ole selline, et see on kuskil väga teoreetiline, vaid see on ikkagi see, et siin mõne välisriigi huvitatud osapooled võivad käia testimas ja vaatamas, et kas saavad nendesse süsteemidesse ligi või ei saa, et see oht on ilmselt nagu täitsa reaalne. Siin oli vist eelmine aasta oli Poolas, kui tõmmati vist raudteetaristu maha, kus oli ka, ma ei mäleta, kas keegi surma ei saanud, aga ummikud olid küll väga suured. Ja just, et kui väline osapool liiklusjuhtimissüsteemile ligi pääseb, siis ta võib teoreetiliselt selle liikluse halvata või siis tekitada olukorra, kus liiklemine ei ole enam ohutu. Siin juba fooridest ja tõkkepuudest oli juttu. Aga näiteks siin Eestiski releepõhine süsteem on ju, ta ei ole lollikindel ja detsembrikuus ju tõmmati rongiliikluse kiirus alla just sellel põhjusel, et ei olnud kindlust, et foorid ja tõkkepuud töötavad nii nagu vaja sel hetkel, kui rong sõidab. Seal tegelikult auditust veel üks asi tegelikult, et siis Transpordiametil
ei olnud tehtud ka tegelikult riskianalüüsi just sellele küberturbe osa koha pealt, aga ma sain aru, et nende vastuses sellele auditile, et nüüd nad sellel aastal teevad. Jah, küberturvalisuse poole pealt nii Transpordiamet kui ka Eesti Raudtee olid meie tehtud tähelepanekutega nõus ja lubasid võtta meetmeid selleks, et olukorda parandada. Mida Eesti Raudtee hallatava taristu kohta saab öelda, on see, et praegu on käigus releepõhine liiklusjuhtimissüsteem, mis on välistele osapooltele kättesaamatu. Vähemalt ta on palju turvalisem selles mõttes, et väline osapool üle interneti sellele ligi ei pääse, aga tulevikus on plaanis minna täis digitaalsele lahendusele, mis tähendab, et küberriske tuleb senisest põhjalikumalt hinnata ja riskianalüüsid koostada. Siin vist jah, mida tavaline liikleja sellel kõigest peaks nagu meelde jätma, on ilmselt see, et seesama raudtee ülesõidukohtade liikumine, et tasub olla tähelepanelik ka siis, kui fooris punane tuli ei põle ja samamoodi nende muutuvate liiklusmärkide puhul ikkagi vaadata, et kaine peaga vaadata neid märke, et vaadata, kas see vastavad ikkagi sellisele, mis kaine mõistus ütleb, et mis võiks nad olla. Kuna me praegu selle kohe lähme siis ka rohkem, mis autojuhti otseselt puudutab, aga kui me raudtee juures oleme, et ma lugesin sellest auditist välja, et justkui nagu riik või see riigikontroll tõi välja minu jaoks täitsa huvitav asja, et keegi nagu omavahel ei suhtle või ühtepidi räägitakse meil siin, et rongid hakkavad varsti sõitma 160 kilomeetrit tunnis, parandatakse seda, ma saan aru siis raudteed ennast, neid rööpaid ja asju ja ostetakse uusi ronge, aga auditist tuli välja, et kõik need ülesõidukohad ja ülekäigukohad tegelikult ei vasta nõuetele, nii et sisuliselt see, et aastal 2028 sõidaks rongid Tartu-Tallinna vahet 160 kilomeetrit tunnis, ei ole realistlik, sest see lihtsalt ei ole turvaline. Just niiviisi. Ülesõitukohtade turvalisemaks muutmisega on seisud paremad, et need peaksid praeguse teadmise järgi ikkagi aastaks 2028 valmis saama, aga üle käigukohtadega on suurem probleem. Neid on esiteks rohkem, aga teiseks on ka andmestik selle kohta, et kui palju päriselt üle käigukohalt inimesi igapäevaselt või igakuiselt üle läheb puudulik ja selle pealt otsustatakse, et kas on vaja eritasandiliseks mingisugune ülekäik siis ehitada. Mis, kui see niiviisi läheb, et tuleb eritasandiline ülekäik teha, siis ilmselgelt nõuab aega ja raha. Ma mõtlen, kas Kliimaministeerium ise näeb, et see on 28 võimalik või ka nemad tunnistavad, et vist oli, ma nägin mingid numbrid 2033, et enne seda ei saagi see kõik korda. Kliimaministeerium ütles, et ta käesoleva aasta lõpus uuendab kava, sealt selguvad täpsemalt need tärminid, aga praegune teadmine on jah, et enne aastat 2033 paljudes lõikudes ei ole võimalik rongil sõita nii kiiresti, kui ta saaks, ehk 160 kilomeetrit tunnis. Väga loodan, et see probleemi lahendus ei ole see, et lihtsalt need kohad, kus raha ei jätku, aga tahaks ikkagi rongiga kihutada, paneme need ülekäigu kohad lihtsalt kinni. Kohalikel, käid siis sealt 2 kilti eemalt, et siin mõnikord on seda juhtunud, et kohalikel üllatusena selgub, et kuskilt enam üle ei saagi, sellepärast, et ei olnud ohutu ja tõmmati värav ette. Aga lähme maanteele. Ühesõnaga, sealt see kõige suurem eesmärk, mis siis on välja toodud, see kava hakkas pihta 2016, kehtib 2025. Liiklusohutuse programm, eesmärk, et siis nüüd me oleme jõudnud nagu sellesse ajastusse, et 2023 kuni 2025 ei hukkuks liikluses üle 40 inimese aastas ja raskesti vigastatuid ei oleks üle 302. See on siis nagu 3 aasta võetakse keskmine. Selles mõttes, et kui ühel aastal võib-olla 49 hukkunud, aga järgmine aasta oleks 25 õnne kombel, et siis põhimõtteliselt me oleme eesmärgi täitnud. Ja hetkel, me ju kõik teame, mis siin eelnevatel aastatel on juhtunud, et me oleme kinni jäänud sinna mingi 55 juurde, et see 59 jah, et no ei ole me 40 lähedal keskmisena kindlasti. Ja praeguste kavade arvestades, kui palju on kärbitud siin järgnevatel aastatel rahasid, siis see ühesõnaga see liiklusohutusprogramm ei vasta enam mingile nagu
ma ei saa öelda standardile, vaid see ei ole võimalik enam ellu viia. Jah, selles auditis me ütlesimegi, et liiklusohutuse programm on nii-öelda soovunelm ja ministeerium ütleb, et ta peabki olema ambitsioonikam, kuigi Riigikontrollis me leidsime, et eesmärgi saavutamiseks on vaja ikkagi reaalseid tegevusi ja kui liiklusohutuse programmist on puudu tänase teadmise järgi ligikaudu 26 miljonit eurot, mis aitaks muuhulgas liikluskeskkonna konda paremaks muuta, näiteks, et ohtlikud ristmikud ümber ehitada, erinevaid liikumisviise võimaldavad teed teha, jalgrattateed, jalakäijad eraldada, siis autoteest, teha pargi ja reisi lahendusi ja nii edasi, et siis andmestik küll näitab, et pigem on ebatõenäoline, et aastaks 2025 me saavutame taseme, kus meil aastas keskmisena hukkub vähem kui 40 inimest. See üks järgmine aasta põhimõtteliselt jooks keegi ära surra. Eelmine aasta oli selles mõttes nukker aasta, et hukkus 59 inimest liikluses ja see tähendaks, et me jõuaksime 40 peale, see tähendaks, et käesoleval ja järgneval aastal peaks hukkunute arv liikluses vähenema märgatavalt. Ja eks igal liiklejal on siin ka oma roll, et valida see sõidukiirus õigesti ja kui pime ja libe aeg kätte jõuab, et vähendada, aga meie kritiseerisime just riigipoolset tegevust, et me ütleme, riigina maksumaksja raha eest ehitaksime need kohad ümber, mis on lihtsalt ohtlikud liiklejate jaoks ja aitaksime siis kaasa, et meil hukkuks vähem inimesi. Muuseas, võib-olla paljud ei tea, minule tuleb see alati üllatusena, kui ma seda loen. Et selles mõttes neid ohtlikke kohti, neid tuleb igal juhul ümber ehitada, et et me räägime siin ainult hukkunutest ja raskesti vigastatutest, aga kui ka mingi laps või keegi peab ka 2 nädalat olema, eks ju, murtud jalgadega voodis, see on ka ju, seda ka ei taha. Aga see, mis puudutab hukkunuid, et 2022 54% kõigist hukkunutest ei kasutanud turvavarustust või kasutas valesti. Kindlasti seal oli veel, seal võis olla veel elemente, et oli ka suur kiirus, võib-olla oli ka keegi niis purjus, aga ma ei tea, minu arust me saaksime selle tulemuse nii alla, kui me lihtsalt, ma ei tea, ma ei kujutagi ette, turvavööga sõitmise eest trahv 3000 eurot koha peal. See vist ka niiviisi päris need asjad ei tööta. Aga sellega tegelikult ma tahtsin öelda, see turvavöö on hea näide, et selles mõttes, et üks koht, kus tegelikult raha on puudu, on erinevad teavituskampaaniad ja ma ei tea, kas Riigikontroll seda poolt on uurinud, et kui efektiivselt need teavituskampaaniad üldse on, sest praegu väga tuuaksegi näiteks siiamaani seda, et kuidas kunagi see turvavöö kampaania, mis oli 90-ndatel või 2000 alguses, mäletan isegi turva mugav, sest elada on mugav, oli seal see slogan. Aga kui hästi need täna töötavad, sellepärast, et iga ministeerium teeb mingeid kampaaniaid, erinevaid sotsiaalkampaaniaid ja enam-vähem iga aeg mingi kampaania käib ja siis nad kuidagi matavad üksteist ära. Mäletan, et see turvavöö oli väga selge, väga konkreetne ja ühiskonnas oli ka mingi teatud valmisolek, et selleks muutuseks. Aga ma ei ole kindel, et kui hästi need tänapäeval need kampaaniad töötavad üldse. Turvavöö on selles mõttes hea näide, et ta on oluliselt allapoole toonud hukkunute raskelt vigastatute arvu. See suhtumine ühiskonnas on ka aja jooksul muutunud, et kui varem oli turvavöö pealepanek osade inimeste jaoks tabuteema, siis tänapäeval juba lapsed, kes saavad ka koolis liiklusohutuse alast õpet, ütlevad oma vanematele, kes on siis varasema põlvkonna inimesed, et kuule, ole hea, et sa oled unustanud turvavöö peale panemata. Müüdi T-särke, kus valge T-särk, kus oli üle rinna läks nagu turvavöö. Et siis saad rahulikult sõita politsei... Vaata, kui on meile meelde jäänud see kõik, on ju. Politsei näe. Aga see sama 26 miljonit, et mis on puudu ja see sama eesmärgi saavutamine keskmiselt 40 hukkunut aastas, et tegelikult seal need tegevused on ju liiklusohutusprogrammis olemas küll. Aga nüüd ongi küsimus, et mis nendest tegevustest saab? No me vaatasime ka, kuidas programm üles ehitatakse, kuidas need tegevused sinna satuvad ja kas selles suunas tegime kriitikat, et rohkem tuleks läbi mõelda, et mis on iga tegevuse eesmärk, palju me sinna tegelikult ressurssi paneme ja mis on see kulutulu suhe.
et millist kasu me konkreetsest tegevusest ootame, et muidugi kampaaniad ja teavitustöö ja haridus, terve mõistus ütleb, et nad võiksid mingisugust mõju avaldada, aga kui ta võtab teatud hulga ressurssi, siis tuleks hinnata ka seda, et mis on see saadav kasu versus kulu. Aga ilmselgelt on taristu investeeringud rahalises mõttes suuremad ja seal see king pigistab kõige rohkem. Et meil on nüüd teede audit ei olnud see esimene, et meil oli riigiteede rahastamise kohta ka audit ja tegelikkus on Transpordiameti jaoks see, et teedest on võetud viimastel aastatel raha ära pea pool sellest, mis ta oli umbes 5 aastat tagasi. Aga seal on see küsimus, et kui me räägime just nendest ka ohtlike kohtade ümberehitusest, et mis on mitte lihtsalt teeaukude lappimisest või siis Tallinna-Tartu maantee 4-realiseks ehitamiseks, vaid just nendest samadest ohtlikest kohtadest. Just. Ohtlikest kohtadest rääkides, aastane eelarve varem oli Transpordiametil sellise tegevuse jaoks kuskil 10 miljonit eurot, liiklusohutuse programm ütleb, et vaja oleks vähemalt 6 miljonit eurot aastas ja praegu on see tegelik rahastus kukkunud alla 1 miljoni euro. Ja rääkida siia juurde, et liiklusohutuse programmi eesmärk on sama, ambitsiooni tase muutunud ei ole, et see tundub kummaline. Jah, et need otsad ei paista üldse kuidagi kokku minevat oma vahel. Ja eriti ei läinud isegi, minu arust see programm tuleks ka, ma ei tea, isegi kui see rahastus ei oleks hetkel küsimus üle vaadata, sest me ikkagi ei ole sealt 55-st nagu, me ei ole sealt, ütleme, üle 50 pluss, me ei ole kuidagi sealt nagu saanud, kuigi see rahastuse probleem võib-olla on nüüd viimaste aastate ja tuleviku teema, et see programm on üldse minu arust natukene jäänud toppama, iga aasta räägitakse täpselt sama juttu. Aga mis nüüd üks asi tegelikult, mille ma tahtsin välja tuua veel, tegelikult seal on ka seal tegevusest, ma nägin ka sellist asju, et näiteks kohalikele omavalitsustele kiiruskaamerate paigaldamise õigus. Aga seal on see asi, et riigi poolt on iseenesest see asi nagu tegelikult tehtud, seadused on vastu võetud, nüüd Tallinn keegi ei paigalda. Ja Tallinn hakkab vist midagi natukene tegema. Mitu aastat juba. Aga et seal on hoopis kohalikud omavalitsused on need, kes ei taha väga selle asjaga tegeleda. Vot siinkohal mina jään vastuse võlgu, sellepärast et konkreetses auditis me seda teemat ei vaadanud, küll aga olen isegi kuulnud meediast, et siin mingisugune erinev arusaamine riigi esindajate ja kohalike omavalitsuste poolt on, et need kaamerad, mis tegelikult on välja ehitatud, tööle ei ole hakanud ega ei vaata siis seda, et kas linnas kihutatakse või kas ja kui palju inimesed liiklejad punase tule alt läbi sõidavad. Kaamerate koha pealt oli üks asi veel huvitav seal, et ka politseiautodes sisuliselt on ju seal programmis plaan paigaldada kaamerat, mis mõõdaksid kiirust samamoodi, ütleme vastu tuleva auto kiirust, ma saan aru. Et ka see plaan on jäänud toppama, kuigi isegi ma vaatasin, palju seal raha puudu on, siis suures plaanis oli seal ka, ma saan aru, puudu 1 miljon eurot, mis nagu laias plaanis ju trahviga tagasi. Laias plaanis jah, ei tundugi nii suur summa olema. Ja liiklusjärelevalve tõhustamisel on ka kindlasti rahastus oluline. Viimastel aastatel, nii nagu Politsei- ja Piirivalveamet ütleb, on liiklusjärelevalvet tegelikult teedel vähemaks jäänud. Ja kui ei ole piirkiirust jõustavaid meetmeid, et siis paratamatult osad liiklejad ületavad seda kiirust. Järelevalve on jäänud vähemaks, sest minu meelest kõige mõjusam on ikkagi see järelevalve, kui päris politseinik peab siit kinni ja räägib sinuga juttu versus see, kui mobiilne kiiruskaamera korraks sähvatab ja pärast maksad selle 30 eurot trahvi ära, et selle mõju on niikuinii täiesti erinev. Seal tagaistmel ei ole mugav istuda. Jah, ma usun. Mina ei ole olnud. Aga ütleme, et see audit on pikk, põhjalik. Kliimaministeerium on ju sellega, enne kui see ju avalikuks tuli, ma näen sellest audist, nad on sinna vastanud. Et mis see nüüd, mis selle kõige tulemus on, et on Riigikontroll on ära teinud tohutu suure töö. Nagu väga palju seal ju tegelikult uudist kui sellist ju ei ole, sest see, et
maanteedelt ja liiklusohutselt on raha ära võetud, seda on siin mitu aastat räägitud ja see läheb aina traagilisemaks. Aga nüüd on Kliimaministeeriumil see audit, kus on nagu karmid, teie poolt esitatud faktid, mis nad siis ütlevad, et ongi kõik hästi või nad näevad ka, et siin ongi halvasti ja on neil mingi siis juba alternatiivne tegevusplaan või midagi plaanis? Ma ei oska Kliimaministeeriumi eest vastata, et see, mis auditi ametlikus vastuses kirjas on, see on. Sõnum on see, et ambitsioon peabki olema suurem kui rahastamise võimalused, sellepärast, et alati on võimalik, et tuleb järgnemisel aastal lisaraha, mida me siis saame kasutada, et programmi tegevusi täita. Meie hinnangul peaks olema ikkagi aus. Ütleme ära, et mis on meie eesmärgid, aga vastu seda siis hindame, et mis meie tegelikud võimalused on. Muidugi üks variant on eraldada riigieelarvest raha nende tegevuste elluviimiseks ja proovida neid paremini mõõta ja hinnata, et kuidas me siis aastaks 2025 saavutame selle 40 taseme, aga teine võimalus on ka muidugi tõmmata seda eesmärki vähem ambitsioonikaks. Et mõlemat pidi oleks see nagu aus. Aga küll aga ei saa nõustuda nagu sellega, et tegelikkus ja siis see, mis paberile kirja pannakse, et see ei peagi kokku minema. See annab vale pildi, eks ju, et me räägime sellest, kuidas meil aastal 2025 on olukord X on ju, aga tegelikkuses need tegevused, mis peaksid viima sellele eesmärgini, et need ei ole kaetud ei inimestega, ei rahaga. Korraks võtaks see 2022 aastal oli see teede rahastuse, et ma natuke võib-olla panen sind ebamuks, ma ei tea, kas oskad selle kohta praegult niimoodi öelda, aga lihtsalt, et loomulikult taristuehitajad saadavad meile suhteliselt regulaarselt hästi selliseid traagilisi kirju, et põhimõtteliselt kui nii jätkub, siis meil varsti teid enam ei ole. Arusaadav, eks neil on tõsi taga, kerge lobihõng ka muidugi, sest see on nende ärihuvid, sest nende raha, aga ei, ega nad ju ilmselt põhjuseta ei kisa. Aga et kui must siis nüüd see kui must see tulevik on, et kas me ongi põhimõtteliselt praeguse rahastuse järgi, et me oleme aastaid sõitnud mööda Baltikumi ja kiitnud, lähed siit üle Läti piiri, siin täitsa teine lugu, sest Eestis on teed nagu super. Ja mis siis 10 aasta pärast on meil see kõik läinud või? Ja rääkides Lätist, ma juhtusin eelmisel aastal sõitma Lätis ja siis oligi, asfalt oli ainult tee keskel, ehk et siis kui vastu tuli auto, siis sa pidid ühe rattapaariga minema teepervele kruusa peale. Et nii hull meil Eestis õnneks lugu ei ole, aga 22 aasta auditis me tõime välja, et suur pingutus on praeguse rahastuse juures hoida kvaliteeditasemeid, teehoolde kvaliteeditasemeid, et see lumi ja libedus kaoks teelt kiiresti, et sellega Transpordiamet tegeleb ka, aga raha, et teid arendada ehk et ehitada 2+2 või 2+1 lahendusi ja nagu näha ka ohtlikke kohti ümber või rekonstrueerida mingisuguseid vanemaid teejuppe, kus teetasasus on halb, seda raha lähiaastatel lihtsalt on väga vähe. Et pigem on see pingutus suunatud sellele, et meie teed halvemaks ei muutuks ja üritatakse maandada seda riski, et meil teed päris auklikuks ja löökauka täis läheksid, et sellise hädapärase remondiga suudetakse tegeleda ja teed hooldada, aga mitte enamat. Mina sõitsin Leedus see aasta ja väga tore oli vaadata. Tund aega pidin sõitma 50-ga selle pärast, et sinna Poola poole ehitati pikalt uut kiirteed. Mina sõitsin jällegi ääremaadel, kui ma sinna Ukrainas käisin ja siis ma mäletan ka Leedus täpselt seda sama teed, mida Silver ütles, et kui sa üksi sõitsid keset teed, siis oli okei, ja nii kui keegi vastu tuli, siis oli see järsk teeperv, kus üks ratas on kruusa peale, see oli ikkagi kohutav. Ja ma tõesti, meil on Eestis kehvemaid kohti, aga sellist õudust ma tõesti Eestis ei ole ammu näinud. Ja loodame, et seda ei tule ka niipea. On sul? Ühesõnaga, ma saan aru kokkuvõttes, et tegelikult meil see tuleviku väljavaade on tegelikult suhteliselt kehv. Mõtlen, kas siin ka midagi positiivset on meil lõpetuseks, nagu et kuskil näha mingit valguskiiret?
kõik on suhteline, eks ju, et kellega me võrdleme, et kuna meie ambitsioon on ikkagi liikuda lähemale Põhjamaade tasemele, siis võib öelda, et on kehv. Kui me võtame võrdluseks Läti, näiteks hukkunute näitaja, siis meil on pigem hea seis. Aga loomulikult, et eks nõudmised on aja jooksul suurenenud, me ei taha, et meie liikluses hukkuks või saaks viga nii palju inimesi, sellel on ka oma hind. Näiteks TalTech on välja arvutanud inimelu väärtuse ka, et mis see kahju siis riigi jaoks on ja et olukord võiks olla palju parem, kui ta on, aga ütleme, et mingisugune traagika päris ka ei ole, et kui vähemalt suudetakse hoida olemasolevat taset ja siis vaadata kriitiliselt üle ka need tegevused, et mida me ise saame vähese ressursi, lisaressursiga ära teha selleks, et meie liiklejatel oleks ohutum. Jah, mõtleselt naljaks on see, et tegelikult hästi palju saavad liiklejad ise ära teha, et ära istu napsuspeaga rooli ja kanna turvavarustust, aga ma saan aru, et mina vaatasin seda eelmise aasta hukkunud statistikat ja tegelikult seal oli väga suur osa oli tegelikult nendest, mis olid sõiduki õnnetused, kus osales ainult üks sõiduk. Mis tegelikult on teelt sisuliselt väljasõidud ilmselt kas kehvad teeolud, mis ei vasta sõidukiirusele või lihtsalt liiga suur sõidukiirus. Et need oli, kui ma ei eksi, siis üks ligi pool nendest tegelikult. Just ja Transpordiamet ise ka teeb statistikat raskete liiklusõnnetuste kohta ja seal ei ole põhjused niiviisi üks ühele. Seal on kiirus, seal on joove, seal on halvad teeolud, halb nähtavus, kiiruse ja teeolu vale hindamine, aga muidugi on ka teehoolde kvaliteet see, mis mängib rolli. Nii et minu üleskutse oleks lihtsalt olla liikluses ettevaatlik ja kui need libedad ajad tulevad, et siis veel eriti. See on vist jah nagu kuulnud, et kui haiglasse, et mis on lõpuks nagu, ma ei räägi isegi liikluõnnes või inimese surma põhjus on see, et milles seda, võib-olla ma eksin, vabandust arstid, aga põhimõtteliselt millesse ma sel hetkel surin, hoolimata sellest, mis seal siis võib-olla eespool nagu toimus. Et siin on ka, et kui siin on kirjas, et turvavarustust ei olnud, aga võib-olla tõesti ennem tal oli juba, eks ju, ma ei tea, liiga suur kiirus, et kumb siis nüüd põhjus oli, aga et hukkus ta selle tõttu, et näiteks turvavöö oli lahti, mis seal ennem toimus, ei tea. Ja ma saan aru, et ka vist selle raskesti kannatanud, et kas see nagu see definitsioon ei ole vist päris nagu selge, et kuidas seda mõõdetakse ja hetkel vist 367 oli eelmistel aastatel ja seda tahetakse saada 302 peale. Et eesmärgid on ja ma ei teagi. Martin tegelikult võttis juba kokku ära. Natuke on nagu halvasti ja siis Silver ütles, väga halvasti nüüd ka ei ole, et me oleme kuskil seal vahepeal. Aga liigelge ettevaatlikult ja loodame, et Kliimaministeerium teeb oma asjad korda ja leiab kuskilt hästi palju raha. Aitäh, et tulid! Aitäh! Kupra garaaž on avatud. Tule ja koge teistmoodi tunnet teistmoodi autosalongis. Oled oodatud, isegi kui sa ei sõida veel Kupraga. Meie hubane atmosfäär, stiilne interiöör ja meeleolukas muusika on kõigi jaoks. Sõida läbi Kupra garaaž, Sõpruse puiestee 170 Tallinnas.